Kui nad Butšasse jõudsid, panid nad aluse terrorile, mis pidi määratlema Ukraina sõja. Sõdurid, keda hakati kutsuma Butša lihunikeks, möllasid kontrollimatult, tappes tsiviilisikuid ja tõestades, et Venemaal polnud kavatsustki järgida sõjapidamise reegleid. Sõjakuriteod algasid varakult ja Ukraina vandus kättemaksu. Nüüd on kättemaks saabunud. Venemaa Butša timukad said nüüd ise tapetud. Ukraina on pärast aastatepikkust ootamist toonud kauaoodatud õigluse. Need on ajaloolised tapmised. Butša timukad on hävitatud ja nüüd võib Ukraina sihtida veelgi suuremat sihtmärki, jätkates oma kampaaniat, et tuua kohtu ette need metsalised, kes tapsid Butšas nii palju inimesi. 30. mail teatas Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör, kurikuulus Robert Brovdi, et Ukraina oli sooritanud hämmastava löögi väljaõppekeskuste ja sõjaväelaagrite pihta, mida kasutasid nii Venemaa 3. kui ka 36. ühendvägede armee. Öine droonirünnak, mis toimus vaid mõned tunnid enne Brovdi avaldust, oli veel üks näide sellest, kuidas Ukraina 2026 aastal alustatud keskmaa kampaania osutub palju tõhusamaks, kui Putin eales arvas võimalik olevat. Kuid sünnaku peamine uudis oleks toonud rõõmuvärinaid igale ukrainlasele, kes mäletab õudusi, mille Putini väed vallandasid sissetungi esimestel nädalatel. Ukraina ei tabanud 30. mail ainult väljaõppekeskusi. Samuti tabati Venemaa 64. eraldi motoriseeritud laskurbrigaadi positsioone. Niile, kes ei tea, on see just seesama brigaad, mis sisenes Butšasse ja pani Ukraina tsiviilelanike vastu toime ühe julmuse teise järel. Ja Brovdi ütles palju nende inimeste kohta, keda tema ja paljud kaasmaalased peavad Venemaa ridades kõige paradamatumateks. Kõige madalamad madalatest, 35. armee, 64. eraldi motoriseeritud jalaväebrigaad. 2022 aastal Butšas märatses, sai pihta möirgas Brovdi. Kuidas see juhtus, selle kohta on Pravdal üksikasjad. Väljanne ütleb, et Ukraina lasi 414 Madžaride pardide eraldi brigaadi lihunike kallale, mis on üksus, mis kannab Brovdi kutsungit. See üksus ühines 413. reidi eraldi polguga, et täielikult hävitada Butša lihunikud. Need kaks üksust koordineerisid oma rünnakut äsja loodud mehitamata süsteemide jõudude süvalöögikeskuse kaudu, mille Ukraina lõi juba aprillis, et aidata korraldada üha intensiivsemat keskmaa löögikampaaniat, mida nad Venemaa vastu peavad. Mõte on tagada nende löökide puhul süsteemne lähenemine ning samal ajal võimaldada erinevatel üksustel koostööd teha, et sihtmägi tuvastamisel maksimaalset kahju põhjustada. Just täpselt see juhtuski 29. mai ööl ja 30. mai vara hommikul. Ukraina koostööd tegevad üksused suutsid öise rünnakulaine käigus, mis laastas Venemaa okupante, tabada Vene sihtmärke kokku 21 kinnitatud tabamusega. Aga öö tipphetk oli rünnak Butša timukate vastu ja pole kahtlustki, et Ukraina tegi täpselt seda, mida ta väitis end teinud olevat. Kuidas me seda teame? On olemas kaadrid, mis näitavad meile kõike. Video, mille avaldas Facebookis Brovdi ise, koosneb droonidega filmitud lõikudest, kui need sihivad seda, mida mehitamata süsteemide vägede ülem nimetab 64 Ussi brigaadi pesaks. Korduvalt näeme sama asja. Droon sihib oma sihtmärki ja tabab seda otse. Iga järgmise drooniga näeme nende tulemusi, mis enne tulid. Sihtpiirkonnas on puhkenud suured tulekahjud, mis saadavad taevasse suitsusambaid. Ukraina droonid liiguvad leekide vahel, et leida sihtmärke, mis veel ei põle, ja nad hoolitsevad selle eest, et see muutuks. Tabamus tabamuse järel salvestatakse. Ukraina droonid lõid põrguliku tulemeri, millest polnud pääsu. Ausalt öeldes ei saa olla paremat õiglust Butša timukatele. Nad nautisid õudusi, mille nad lõid. Nüüd on nad põletatud tuhaks leekides, mis olid nii kuumad, et need pidid tunduma kui põrgu. Ukraina uurib endiselt kõiki oma droonide jäädvustatud kaadreid, et teha kindlaks, kui palju kahju nad tekitasid Butša timukatele ja neile väljaõppekeskustele, mida me varem mainisime. Esimesed andmed on juba olemas. Seni on Ukraina kinnitanud 31 isikkoosseisu kaotust Venemaa 64. brigaadi seas. 9 Butša timukat on surnud, veel 9 on saanud vigastada, kuigi me ei tea, kui raskelt. Mis puudutab ülejäänud 13 Butša timukat, siis nende asukoht on hetkel teadmata. Aga vaadata on veel rohkem kaadreid, rohkem kättemaksu on veel teatada. Tundub tõenäoline, et paljud neist 13 Butša timukast ja võib-olla veelgi rohkem on samuti surnud. Brovda arvab seda kindlasti. Tõenäoliselt on need arvud märkimisväärselt alahinnatud, teatab Brovda. See on kindlasti nii, kuna Ukraina pole avaldanud kaotust arvu nende 2 väljaõppekeskuse kohta, mida me videos varem mainisime. Siiski näib Brovda vihjavat, et veelgi rohkem timukaid põled. See ei oleks üllatus. 21 rünnaku seas, mille Ukraina sooritas 30. mail, oli 8 suunatud just Ussi peidupaiga pihta. Tulekahjud ei valeta.
Kõik sõdurid, kes olid sel hetkel veel selles peidupaigas, kui Ukraina ründas, said peaaegu kindlasti kannatada. Lisaks olid veel need teised rünnakud, mida mainisime. Ukraina rünnak Venemaa 3. armee vastu tabas Luhanski lähedal asuvat Priokiži banka väljaõppekeskust, mis asub umbes 70 kilomeetri kaugusel rindejoonest, teatab Pravda. 36. armee väljaõppekeskus, mida kasutasid Butša lihunikud, asub okupeeritud Zaporižjas ja on umbes 100 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Ukraina ründas samuti gaasihoidlat okupeeritud Donetski linnas Jenakijevkas. Ja kõigele lisaks ründas Ukraina ka Venemaa logistikat nii Donetskis kui Luhanskis, näidates, et Ukraina keskendub alati Venemaa sõjalise jõu nõrgestamisele, isegi siis, kui neil on kättemaks mõttes. See on Ukraina keskmaa löögikampaania täies hoos ning see kampaania on Venemaa okupantidele ränka laastamist toonud. Ukraina sõda on jõudnud uude faasi pärast keskmaadroonide lisandumist Ukraina arsenali. Viimastel aastatel on Ukraina droonid tegutsenud piiratud taktikalises sügavuses. Tõsi, Ukrainal olid kaugmaadroonid, mis suutsid tungida 100 kilomeetrite kaugusele Venemaale, kuid neid droone ei kasutatud tavaliselt okupeeritud aladel. Need olid selleks liiga väärtuslikud, sest kahju, mida nad suutsid tekitada Venemaa sõjamasinale, sealhulgas riigi naftarafineerimistehastele ja tööstusobjektidele, ületas selle kasu, mida oleks andnud nende kasutamine vahetustagalas. Lisaks sellele olid Ukrainal FPV-droonid, mis tavaliselt töötasid 10–25 kilomeetri raadiuses. Aastal 2026 on see kõik muutunud. Nüüd on Ukrainal droonid, mis on kulutõhusad ja suudavad tabada sihtmärke 30 kuni umbes 200 kilomeetri kaugusel rindejoonest. See avab hulga uusi sihtmärke, alates Vene juhtimiskeskustest, mis juhivad rünnakuid rindel, kuni logistilise infrastruktuuri ja nagu nägime 30. mail, vägede koondumisteni. UNE ütleb, et uued keskmaadroonid võimaldavad Ukrainal luua uue tapatsooni, mis ulatub sügavamale kui ükski varem loodud tsoon. Butša lihunikud sattusid just ühte neist tapatsoonidest. Nii laastav kui mõne tema lemmik sõjakurjategija kaotus ka Putini jaoks poleks, teeb talle palju rohkem muret see, mida Ukraina sellise rünnaku läbiviimine tema vägedele psühholoogiliselt tähendab. Butša lihunikud olid sügaval rindejoone taga Zaporižjas. Nad pidid olema turvaliselt, nagu kõik Vene sõdurid, kes on paigutatud rindest tahapoole. Turvalisus ei ole enam garanteeritud. Iga sõdur, kes asub kuni 200 kilomeetri kaugusel rindejoonest, teab nüüd, et see võimas põrgu, mis just võttis vähemalt 9 Butša lihuniku elu, võib igal hetkel tulla ka nende järele. Nad ei tea, millal see tuleb. Nende õhutõrje ei suuda seda peatada. Pole vahet, kus Putini käsilased okupeeritud aladel asuvad, nad teavad, et Ukraina suudab neid tabada. See on selline terror, mis on omane just Ukraina sõjale. Butša timukad väärivad seda hirmu ja palju enamatki. Kui nad möllasid läbi Butša, mille järgi nad oma nime said, põhjustasid nad õudusi, mida ei tohiks tänapäevases sõjas näha. Need õudused ongi põhjus, miks 30. mai kättemaksurünnak, mille Ukraina korraldas, on nii oluline. Ukraina ootas, otsis ja kui ta tapjad leidis, tõi ta õiguse. Aga mille eest täpselt õiglus? Oleme mõista andnud, mida Butša timukad tegid, et oma saatust ära teenida, kuid kohe avaldame, kui õudsed nende teod tegelikult olid. Aga enne kui me seda teeme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet Sõjaväe show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda nuppe vajutada, et näha rohkem selliseid videoid. 2022 aasta 4. märtsil jõudsid Vene väed, kes üritasid Putini niinimetatud erioperatsiooni esimestel nädalatel Kiievisse tungida, Butša linna. Strateegiliselt oleks see linn olnud oluline, kui sissetung oleks kulgenud Venemaa plaani järgi. Umbes 30 kilomeetrit Kiievist loodes asub Butša oleks potentsiaalselt andnud Vene vägedele tee Ukraina pealinna. 4. märtsist kuni 31. märtsini 2022 oli Butša okupeeritud. Seejärel 2022 aasta aprilli alguses taandusid Vene sõdurid, kui Ukraina surus Venemaa esialgse sissetungijate väe tagasi. Just aprillis tulid tõeliselt päevavalgele õudused, mille Butša timukad toime panid. Human Rights Watchi uurijad veetsid linnas nädala, kirjeldades oma leide. Leiti ulatuslikke tõendeid 10 tsiviilisikute kohtuvälise hukkamise kohta, samuti piinamise, sunniviisilise kadumise ja teiste sõjakuritegude kohta. Peaaegu iga nurk Butšas on nüüd kuriteopaik ja tundus, et surm oli kõikjal. Tõendid näitavad, et Butšat okupeerinud Vene väed suhtusid tsiviilelanike ellu ja sõjaseaduste kõige põhimõttelisematesse põhimõtetesse põlgusega ja hoolimatult, ütles tollal üks neist uurijatest, Richard Weir. Ei läinud kaua aega, kui numbrid paljastasid tapatalgute tegeliku ulatuse. Ruslan Kravchenko, kes on Butša piirkonna peaprokurör, ütles Human Rights Watchile, et pärast Vene vägede lahkumist leiti tema linnas 278 surnukeha. Väga vähesed neist surnukehadest kuulusid sõduritele.
Enamik hukkunutest olid tsiviilisikud ja Kravtšenko arvas, et pärast tema 15. aprilli avaldust leitakse veelgi rohkem surnukehi. Hiljem avaldatud raportid, sealhulgas üks PBS Frontline'ilt, paljastasid, et Venemaa oli üritanud linnas läbi viia selle väljaande sõnul puhastusoperatsiooni. Paljud hukkunutest olid Venemaa luureteenistuste koostatud nimekirjades. Vabatahtlikud võitlejad ja kõik, keda kahtlustati Ukraina sõdurite abistamises, olid sihtmärgiks. Butša timukad käisid ukselt uksele ja esitasid küsimusi. Kui keegi testi ei läbinud, viidi ta piinamiseks minema ja paljudel juhtudel ka hukati. See polnud juhtum, kus sõjaväeüksus oleks sõjas kontrolli kaotanud. See oli läbimõeldud ja planeeritud. Süstemaatiline inimeste hävitamine, keda Venemaa pidas, kuigi sageli ei teadnud ohtudeks. Jablonskaja tänav oli koht, kus Butšas leidis aset suur osa õudustest. Venemaa märatsemise lõpuks oli ainuüksi sellel tänaval kuhjatud peaaegu 40 surnukeha, kellest paljud olid enne surma läbi elanud õudseid ülekuulamisi ühes tagasihoidlikus kontorihoones samal tänaval. Aastaid hiljem, 2025 aasta juunis, ilmusid kaadrid, mis näitasid, kuidas Butša timukad oma ohvreid sihikule võtsid. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus avaldatud videos on näha, kuidas Vene sõdurid tänavatel märatsevad. Näeme tsiviilisikute pihta suunatud automaate, inimesi, keda viiakse minema käed kukla taga. Vene sõdurid löövad jalaga neid, keda ära viiakse. Me ei näe kõige hullemat sellest, mida Venemaa tegi. Aga me näeme piisavalt. Butša sai mälestusmärgiks kurjusele, mida Putin soovis Ukrainale põhjustada ja loomulikult järgnes sellele pahameel. 2022 aasta aprilli lõpuks olid Ukraina prokurörid juba esitanud esimesed süüdistused Venemaa vastu Butša veresauna eest. 10 Venemaa sõdurit süüdistati kuritegudes, sealhulgas rüüstamises, piinamises ja mõrvas. Kõik nad kuulusid 64 eraldi motoriseeritud laskurbrigaadi, mis kohtus 30. mail Ukraina droonidega väga lähedalt ja isiklikult. Palju rohkem süüdistusi järgnes ning mõnel juhul tekkis tapmistes osalenud Vene sõduritel midagi südametunnistuse sarnast, nii et nad tunnistasid oma kuriteod üles. Üht sõdurit nimega Nikolai Katušev küsitlesid Ukraina võimud. Mul kästi seda teha, ütles ta, kui temalt küsiti, miks ta tsiviilisikut tulistas. Kõiki musta riietatud inimesi peeti vaenlasteks. Kui nägime meest mustas, avasime tule. Võis olla olemas nimekiri inimestest, keda Venemaa tahtis kõrvaldada, kuid juba see ülestunnistus räägib üksusest, kellele anti käsk tappa igaüks, kes vastas kõige ähmasemalegi kirjeldusele. Kasašev võidi küll tabada, kuid ta oli üks vähestest. Teatatud andmetel olid uurijad Butšas tuvastanud umbes 8000 kahtlustatavat sõjakuritegude juhtumit, mis tulenesid sellest kuust, mil Venemaa linnas viibis, 2022 aasta aprilli lõpuks. Paljud neist olid 64. eraldi motoriseeritud laskurbrigaadi liikmed, kuid Ukraina teadis, et tal on vähe võimalusi neid sõdureid tavapärasel viisil kohtu ette tuua. Vladimir Putinil polnud mingit kavatsust oma sõdureid karistada. Mitmed neist said oma tegude eest autasusid, kui Vladimir Putin kiitis 64. brigaadi kangelaslikkuse ja julguse eest. Endiselt on väga vähe lootust, et enamiku Butša lihunikest õnnestub kohtu ette tuua. Ukraina teab, keda ta otsib. Ukraina on avaldanud paljude nende pildid ja nimed, kes Butšas neid jõhkraid kuritegusid toime panid. Kuid Venemaa kaitseb oma sõjakurjategijaid, alates Putinist endast. Ja kuni hiljutise ajani seisnes see kaitse selles, et neid kurjategijaid hoiti piisavalt sügaval rindejoone taga, et Ukraina droonid ei saaks neid tabada. 30. mai muutis kõike Butša timukate jaoks. Nüüd teavad need piinajad ja mõrvarid, et nad ei saa kunagi olla kaitstud Ukraina viha eest, ükskõik, kus nad ka ei peidaks. Kui õiglust ei saa kohtute kaudu jalule seada, on Ukraina otsustanud ise asjasse sekkuda. Ja kuigi 30. mai võib olla üks muljetavaldavamaid lööke Butša lihunike vastu, pole see sugugi ainus. Tasa ja targu töötab Ukraina selle nimel, et tuua kättemaks kõigile neile, kes olid seotud Butša veresaunaga. Ukraina varasemad löögid on olnud palju väiksem ulatusega kui see, mida nägime 30. mail, kuid need on olnud tõhusad nii lihunike kõrvaldamisel kui ka sõnumi edastamisel neile, kes on ellu jäänud. 2025 aasta augusti lõpus kõrvaldas Ukraina 3 Butša lihunikku, kui ründas 6 Vene sõdurit, kes üritasid end okupeeritud Luhanskis varjata. 3 sõdurit hukkusid rünnakus ja kõik 6 tuvastati kui isikud, kes olid seotud Butšas üle 3 aasta tagasi toime pandud sõjakuritegudega. See rünnak sarnanes pigem atentaatile kui tavapärasele löögile. Plahvatushoone parklas, kus need 6 varjusid, tappis neist 3, mis viitab sellele, et vaenlase tagalas oli toime pandud sabotaaž. Kerime edasi aprilli lõppu ja Ukraina viis läbi järjekordse atentaadikatse. Seekord tappis Venemaa Habarovski piirkonda paigaldatud pomm 1 inimese ja vigastas 7. Rünnaku kohta avaldatud vähesed üksikasjad viitavad sellele, et see viidi läbi suletud sõjaväebarakkides, mis tähendab, et Ukrainal oli keegi seespoolt abiks ning et tapetud mees oli auastmelt kolonelleitnant. Siiski ei olnud tapetud mees tegelik sihtmärk.
CNN teatab, et Venemaa sõjablogijate arvates oli Ukraina tegelikuks sihtmärgiks kindralmajor Azatbek Amurbaikov. Ta juhtis 64. üksus, kui see pani Butšas toimuma julmused. Amurbaikovil vedas. Tema elu vastu suunatud pomm tappis ilmselt ühe tema alluvatest. Aga nüüd on ta hoiatatud. Ukraina teab, kes ta on ja kuhu ta läheb. Olgu selleks pomm või kaugmaa droon, Ukraina kavatseb Amurbaikovi kõrvaldada. Aga praegu on Ukraina rahul sellegagi, et Amurbaikovi juhitud brigaadis on vähemalt 31 kannatanut. Ükshaaval võetakse Butša tapped oma kuritegude eest vastutusele ja veel üks neist on Ukraina sihikule võetud. 8. mail teatas Eurasia Review mõningatest muudatustest, mis on toimunud Venemaa sõjaväe kõrgemas juhtkonnas. Vene õhu- ja kosmosejõudude juht kindral Viktor Avzalov on ametist vabastatud. Ta on vallandatud ja tema asemele on nimetatud maaväe ohvitser, kolonelkindral Aleksander Tšaiko. Võite juba aimata, kuhu see viib. Tšaiko on üks neist meestest, kes vastutab Butša veresauna eest ning ta juhtis Venemaa idapoolset sõjaväeringkonda selle sündmuse ajal. Ukraina oli Tšaiko juba süüdistuse esitanud ning Euroopa Liit on tema rolli eest Butšas kehtestanud talle sanktsioonid. Nüüd on Putin premeerinud Tšaikot ametikohaga, milleks ta pole sugugi sobilik. Ja sellega on ta teinud järjekordse timuka sihtmärgiks. Tšaiko võib olla järgmine sihtmärk, kuna Ukraina lammutab süstemaatiliselt üksust, mis vastutas Butšas toimunu eest. Võib-olla ei ole ta ka järgmine. See ongi tõeline trikk. Ukraina on tõestanud, et suudab tapatööde eest vastutavaid inimesi droonide ja diversioonioperatsioonidega kõrvaldada. Nüüd küsivad kõik ülejäänud 64. üksuse liikmed, kes Butšas tapsid ja piinasid, endalt sama küsimust. Kas mina olen järgmine? Nad ei saa oma vastuseid enne, kui Ukraina on valmis taas oma tulist õiglust Butša tapjate peale vallandama. Kättemaks ootab ülejäänud tapjate jaoks. Kuid kui Ukraina purustab üksuse, mis pani toime tuhandeid sõjakuritegusid, võtab ta kättemaksu ka teistel viisidel. Brutaalne Vene raketirünnak jättis selle aasta alguses Kiievis 24 inimest surnuks. Ukraina ei jätnud seda niisama. Venemaal puhkesid tohutud tulekerad, kui Ukraina korraldas massiivse kaugmaa droonirünnaku mitmele piirkonnale. Vene sõjamasin sai ränga hoobi ja sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet, et näha rohkem meie kajastusi Ukraina laastavatest rünnakutest Venemaa vastu. Aitäh vaatamast!